Tervitused 20. Toronto päevikust. 20. sissekanne meie Toronto tegemist videopäevikus. Sai alustatud seda ju kunagi just selle mõttega, et sõbrad tuttavad ka mingisugust aimu saaks, mida me siin Kanadas teeme. Loomulikult kõigest selle läbi aimu ei saa, aga midagi siiski. Ja tore on, et on neid, kes meid veel jälgivad. Lisaks sellele, et on juubeli hõnguline 20. Toronto päevikud, on midagi veel väga olulist teada anda. 26. veebruaril möödus meil täpselt pool aastat Torontos olemisest. 6 kuud. Nii et see on ka väikene tähtpäev. Nüüd meil on veebruar väga tähtpäevade rohke. 26. veebruaril me küll mitte otseselt sellega seotud, aga need langesid kokku niimoodi. Meil oli tore seda päeva tähistada selliselt, et oli põnev toimetamine Toronto südalinnas. Saime palju näha ja teha, aga sellest mõnes hilisemas Toronto päevikus. Täna tahaksin alustada hoopiski sellega, et me nägime karu. Käime ikka, võtame ette siin erinevaid treile või sellised matkaradasid, kus me siis jalutame. Viimane kord juhtus see, et Monika sai nina vähe veriseks seal kaugemale väljasõidul. Seekord läksime umbes samasse suunda ja umbes sama libe tee oli, aga suur üllatus oli meil see, kui me matkaraja alguses saime informeeritud, et lisaks puukidele võib kohata sellel matkarajal Coyote rada, ta oligi nimi, Coyote Trail, aga ka karusid. Aga see, kuidas meil karuga läks, sellest tänase postituse lõpus. Sellepärast, et veel palju olulisemaid asju sai siin lähiajal toimetatud. Nimelt meil oli Eesti Vabariigi 103. sünnipäev. Ja sellega seoses minu põhitegevus ei ole loomulikult Toronto päevikuid teha, vaid olla pastor Toronto Eesti Baptisti kogudusele ja Toronto Eesti Selts oli tellinud nii-öelda ühise oikumeenilise jumalateenistuse ja seekord virtuaalse jumalateenistuse, mida siis Eesti kogukond koos vaataks ja mida oleks kogukonnale pakkuda. Ja nii me 2 luteri kogudusega ja siis Baptisti kogudus panime kokku virtuaalse jumalateenistuse Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks. Ja see tähendas minu jaoks praktiliselt seda, et ma panin 1 nädala jooksul kokku 2 teenistust. Ehk siis üks Vabariigi aastapäeva teenistus pidi olema nädal aega varem valmis. Ja see oli päris hullumeelne nädal. Ja kuna ega ma väga väikselt sageli ei oska asju ette võtta, siis plaanisin 5 virtuaalkoori laulu panna teenistusele ja kes on vähekenegi millegi sellega tegelenud, see teab, mida see tähendab. Kui sul on näiteks 30 lauljat kooris ja kui sa pead iga laulja eraldi failina asetama sinna projekti, panema, et tema hääl oleks ilusti, tema pilt liiguks sünkroonis audioga ja kõik sellised asjad, see oli väga ajamahukas. Nii et selle teenistuse peale ma püüdsin kokku lugeda, ma arvan, et kulus umbes 100 tundi tööd. Seda on päris palju. Aga see sai tehtud ja tänu jumalale kõik läks hästi, olid need, kes panustasid, olid rõõmsad ja need, kes osa said, nii siin Eesti kogukond oli väga tänulik ja ka üllatavalt palju tagasisidet tuli meie kodu Eestist. Nii et aitäh kõigile, kes te hea sõnaga ka meeles pidasite. Aga see siis eelnes kõik Vabariigi aastapäevale, sest see pidi enne Vabariigi aastapäeva kokku pandud olema. Aga võib-olla minu jaoks, kui see oli kokku pandud Eesti Selts, lisas sinna ka mõned meenutused EV100 üritustest siin Torontos. Kui mina neid jälgisin, siis see oli nagu midagi, mis mind hämmastas, et eestlasi on nii palju. Ja kui siin see Toronto keskväljak, nad ei nimeta seda keskväljakus küll, aga sellised suured üritused seal väljakul sageli toimuvad, seal kus suur Toronto silt on. Ja see oli eestlasi täis, sinimustvalgeid täis, võimsalt koorid laulsid, sõnavõtud ja kõik sellised asjad, nii et see kahjuks me sellel aastal seda näha ei saanud ja võib-olla ta ka nii suurejooneline oleks olnud, kuna ikkagi EV100 oli see
aga jah, meil oli siis seekord virtuaalne, aga see oli ka omamoodi tore, mis tõi Eesti kogukonna kokku küll selliselt virtuaalselt. Aga eestlasi on siin tõesti palju, ma teadsin seda tegelikult, aga oma silmaga nagu näha seda, et ongi nii palju eestlasi ja kõik siin Torontos, see on vägev. Aga vaatame mõned hetked ka siis meie 24. veebruarist. Mõnel hetkel panime telefoni filmima ja saate aimu, kuidas meil siin läks. Mis siia ette võtad sa, mu kallis isa? Elagu Eesti, tervitused Torontost 24. veebruari hommikul. No, tähtpäevad, sellised eriti riiklikud tähtpäevad on midagi sellist, millega meil seonduvad mingisugused traditsioonid ja kui me ei ole oma kontekstis, kui me ei ole seal, kus me tavaliselt oleme, kui meil ei ole neid võimalusi, mis meil tavaliselt on, siis on päris suur väljakutse, kuidas hakkama saada sellega, et me oleme kogu aeg mingisuguseid asju teinud, aga nüüd neid asju teha ei saa. Mida me tavaliselt oleme teinud, loomulikult me oleme vabariigi aastapäeval oma perega koos olnud. Mäletan, see oli aastaid tagasi, kui Johannes äkki oli 9-10, või oli ta veidi vanem juba, või veidi noorem. Kui me pereansambliga läksime, kes tuli Kiviõlli laulma vabariigi aastapäeval. Monika näitab, et oli 5 aastane, okei. Ja siis oli Johannesel see suur mure, et kuidas nii, et me läheme, et me ei saa kõiki neid asju teha, mis me tavaliselt vabariigi aastapäeval perega teeme, väikesed kodused kontserdid ja kõik need paraadi vaatamised ja perega koos olemine. Et traditsioonid on tähtsad, aga me oleme siin Kanadas, tegelikult me saame päris palju asju teha, mida me tavaliselt teeme. Üks asi, mis käib pidupäeva juurde, on loomulikult söök ja isegi Torontos on võimalik teha täitsa Eesti Vabariigi aastapäeva sööki. Kilo võileib käib asja juurde munaga. Siis Monika on meil suur küpsetaja, Monika küpsetas meile karaskit, mis mulle nii väga tegelikult ei maitse. Monika leib, mida ta küpsetab, maitseb mulle palju rohkem, aga karask, välja on reklaamitud Monika poolt, et karask koos maitsevõiga pidi keele alla viima, suurepärane. Mida me oleme tavaliselt ka teinud, suitsukala salat, see on üks minu lemmik, ja muna, küüslaugu, juustu, salat. Sellised väikesed söögid. Magustoit on veel tulemas, kuigi suurt magusat me seekord ei teinud. Aga selline telekast lipu heiskamine, paraadi vaatamine, presidendi vastuvõtu vaatamine, kõik need käivad meie vabariigi aastapäeva tähistamise traditsioonide juurde. Ja seekord me teeme midagi, mida me tavaliselt ei tee. Kui me muidu paneme lipu, suure Eesti Vabariigi lipumaja, küll meil seda lippu ei ole. Minu meelest ei ole sellel majal isegi kohta, kuhu kui vaja Kanada lippu panna, sest lipu panemise kohta, võib-olla neil seda traditsiooni selliselt ei ole. Ja kuigi tegelikult mitmetel majadel on isegi Kanada lipu, aga me heiskame täna lipu küll, aga seda juba natuks aja pärast. Me oleme kogunenud tänasel vabariigi aastapäeval selleks, et heisata lipp meie Paksu Hermanni tippu. Meil ei ole kahjuks Pika Hermannit võtta, aga meil on Paksu Margareta ja Pika Hermanni hübriid siin. Ja proportsioonidelt ma usun täiesti õige suurusega lipp, mille me siia tippu suure pühalikkusega laulusaatel paneme. Kaunistagem Eesti poja, kolme kodu värviga, mille alla Eesti poja ühiselt võiks koonduda. Ühine meil olgu püüe ühes venna armuga, kostku võimsalt meie hüüe, Eesti elasa. Hommikust on saanud päev,
me oleme palju tarka vahepeal teinud või vähemalt lippu oleme hiisanud. Me käisime vahepeal ka Kreissil külas, selle juurde ma veel jõuan. Või mitte külas ei käinud, aga ukse taga käisime. Me oleme taas söögilaua taha tulnud. Või õigemini see ei ole meie söögilaud, aga laud, kus on söög, siis see ongi söögilaud. Ja jätkame meie pidupäeva toidulaua tutvustamist. Kartulisalat, väga oluline osa eestlaste pidulaual. Joogiks kama. Kui ma olin 12. klassil õpilane, kus ma käisin Saksamaal, me korraldasime seal sellise rahvuskultuuri päeva, see olid erinevast rahvastest õpilased ja Eesti päev oli loomulikult, me pakkusime kama ja ma juhtisin vetsu minema. Mingisugusel hetkel ma nägin, kuidas Prantsuse, Saksa, Belgia noored tulid oma nende taldrikutega vetsu ja kallasid lihtsalt potist alla, sest nad ei saa aru, mis asi see selline on ja see maitseb mitte eestlastele või kes ei ole harjumusel, aga maitseb lihtsalt imelikult. Aga minu küsimus teile täna on, kas te teate, millest on kama tehtud? Lisaks sellele, et see vedelik on keefir, aga mis on koostisosad selle kama jahul? Mina ka ei tea. Ma tean, et seal on hästi palju erinevaid, aga selleks on toiduainete pakkide peal kõik ilusasti kirjas. Oi, ma mõtlesin, et on rohkem, ainult 4 koostisosa. Te võite pakkuda kodus, teha viktoriini, mis on need 4 koostisosad. Ma küsin siin Johannese käest, kas Johannes teab, mis võiks olla 4 koostisosa, millest koosneb kamajahu? Oder, olemas, rukkis. Saia sees on mis jahu? Nisu. Ja siis on üks selline, mis on nagu ootamatu natukene. Kauna sees. Hernes, jah. Nii et nisu, rukkis, oder ja hernes on siis jahvatatud ja on saadud kamajahu. Ei tea, kas vanad eestlased on kogu aeg niimoodi teinud, aga minule väga kama meeldib. Ma olen võimeline jooma 2 liitrit kama peaaegu 1 jutiga ära. See oli tõenäoliselt väga mõistlik. Ja kamajahu eest erilised tänud minu ämmale, kes saatis meile kamajahu. Ja selle kamaga me viisime nüüd Kreisile ka kiluvõilaud ja siis natukene kama ja vaatab, kas meie sõprus kestab. Mismoodi tagasiside tuleb. Ta on küll väga, väga taktitundeline naisterahvas, tõenäoliselt midagi halba ei ütle selle kohta. Aga magus. Minu eraldi tellimus mustikakissel saia kuubikutega ja vahukoorega. Ma siin praegu sööma ei hakka ja siin on suured kultuurmustikad peal. Tarretis. Mina austus ei tea, mis siin sees on. Milles see tehtud on? Kirsitarretis. Tarretis mulle ka väga meeldib, aga nüüd on üks asi, mida tõenäoliselt ei saa küll kuidagi traditsiooniliseks Eesti rahvustoiduks pidada. Siin on see lavaš ja siin vahel on, kui mul meeles nüüd on, pähklivõi ja Nutella või? Pähklivõi ja vahtrasiirup, nii et täitsa Kanada, aga Eesti lipp teeb ta Eesti lipuks. Ja ootamas on siis hapukapsas ja soe toit, nii et meil on väga rikkalikult siin kõik varustad, nii et saab teha Kanadas Eesti pärast toitu ja olemist küll, et võimalus on kõik olemas. No meie 24. veebruari muidugi mahtus veel asju. Hommikul ma käisin, need käimised ja külastamised on täna kõik virtuaalsed. Käisin Ehatares, siinses vanade hooldekodus, kus siis jagasin mõne mõtte Skype'i kaudu ja lisaks laulsime koos mõned rahvuslikud laulud. Ja tagasiside taas, vanad olid rõõmsad ja tänulikud, aga sellised need külas käimised on ja need on need kohad, kus õppida rõõmsad ja tänulikud olla nende
nende võimaluste eest. Loomulikult me vaatasime ära ka presidendi kõne, kes minu jaoks vähemalt kohe esimesest hetkest visuaalses plaanis oli nagu eksinud. Ma ei saanud isegi võib-olla sõnumisse nii palju süveneda, kui seda visuaalset pilti vaadata, kui ta oma prompterite vahel üritas oma pilguga eksles minu jaoks, vaatas siia ja sinna ja vahepeal kaamerasse ja ta oli nagu kohkunud ja see oli minu jaoks kuidagi väga, väga kummaline ja kui rääkida kontserdist, siis Märt Treieri tsiteerides tekkis kontserdi koha pealt küsimus, et on see nüüd Eesti Vabariigi tähtis sünnipäev, mida me koos rahvana tähistame või hoopiski Nõukogude armee aftekas. Umbes sellised küsimused olid mul ka, et käsi pükstes ja vandumine ja kohati süke lamedus. Aga oli ka täitsa toredaid hetki selles kontserdis, nii et kõik need said ka ära vaadatud ja siinses Toronto kontekstis oli päris vahva see, et Eesti väike riik, aga ma ei tea isegi, kes selle taga oli tellitud siis see, et Niagara kosk õhtul, seal on ikka tuled ja hämaras ja pimedas on tore seda vaadata, siis pimedas Niagara kosk värviti sinimustvalgeks ja samamoodi CN Tower, nii et Kanada suurimad sellised vaatamisväärsused olid sinimustvalged ja see päris uhke on sellel hetkel olla eestlane. Vot sellised lood meie vabariigi aastapäevaga loomulikult on teistmoodi, aga samas saab igal pool olla eestlane ja tunda ennast rahvuslikuna ja võib-olla isegi rohkem rahvuslikuna kui kodu Eestis. Aga jah, see karulugu ka kindlasti mõned ootavad, millal ma nüüd seda karuga kohtumist näitan. Jah, käisime jalutamas, imeilus suvine ilm, kevadine talveilm oli hästi ilus ilm. Siin on üldse päikest rohkem kui Eestis. Ja läksime Coyote Trailile, sõitsime umbes 20 kilomeetrit oma kodunt välja põhja poole Coyote rada. Ja esimene asi, mis ma avastasin, oli see, et see oli väga libe, lumine, jäine. Teine hetk, mis me avastasime, et on väga, väga ilus loodus. Oli seal väga mitmekesine loovutus selle raja peal. Või tegelikult ikkagi enne nägime seda, et oli veel silt, et siin on oht, et on puuke, no talvel seda ohtu ei ole ja on karud. Eeldada, et talvel tegelikult karud ohtu ka ei ole, aga võta näpust päris selle raja lõpus ja mida mina näen? Puu otsa ronimas, karu. No ta nägi küll välja natuke rohkem jääkaru moodi, aga ikkagi karu, nii et need sildid ei olnud seal päris ilma asjata. Meie ei teinud seda karu sinna, see oli seal. Vot sellised lood, sellised emotsioonid täna Toronto päevikus. Olge tublid, kohtume jälle.